nädalavahetus kutsusin endale sõbrad külla, keda ma enne tulevat aastat ei näe enam, sest osadel neist hakkab koolivaheaeg ja nad sõidavad linnast välja. Nüüd said nad aga kõik korraga tulla ning seltsis oli lõbus. Erinevalt minust oskasid nemad õigeks ajaks kohale jõuda ning peaaegu üheaegselt heliseski uksekell ja kogunesime siis minu toas. Oi, tšau! Tšau, jah, kuidas sul läheb? Kuidas läheb? Lähme kööki. Ema tõi piparkoogi taigend, saab piparkooki teha. Lähme jah, aga ma tahan mängida ka. Läksime siis kööki, kus Tõnisel turgatas pähe, et võiksime teha hoopis varjuteatrit. Aga muidugi. Niisiis tüdrukud hakkasid küpsetama ja poisid läksid varjuteatrit ehitama. Lõikasime taignas suuri piparkoogi mehikesi ja mõtlesime. Võiks võtta mõne armsa teema jõuluetenduseks. Teeme andestusest. Ega me muidu kõik kõvad pähklid ei saaks nõnda hästi teineteisega läbi saada. Ja meil on piparkoogid ka. Teemegi piparkookide andestusest etenduse. Teil on kõik valmis juba. Riputasime linad ekraaniks ja panime väikesed kodulambid linade taha valgustusega. Kustutasime tuled, ema-isa tulid ning etendus hakkaski pihta. Elasid kord 5 piparkooki ühes palavas suures ahjus. Andestan ei andesta. Andestan ei andesta. Andestan ei andesta. Miks sa ei andesta? Ikka andestad, sest et kes ei andesta, see süüakse ära. Aga üks piparkook näpistas juba minu glasuurist. See, kes teised glasuuri näppab, see ei saa ise endale andestada. Peale etendust õhtupoole ema tõi meile paberi, et me saaksime jõuluvanale ka kirja saata. Kirjutasime siis kõik koos. Tere jõuluvana, soovime, et meid meeles peaksid. Marta soovib koera. Pillerin tahab kosmonaudi kostüümi, mis peab olema marmelaadituubis. Ivo tahab maailma kõige kergemat purilauda, mis muutub mõnikord lennukiks. Linda tahab rohkem nukke, sest tema 4 vennal on kokku liiga palju mänguautosid. Ja Tõnis tahab Lego, et ta saaks suure linna ehitada, kus oleksid sellised tänavakivid, mille taha ta ei komistaks. Ette tänades. Peegliplik.